Mina olen Tõnis Tikerpää, ADE ja teenuste osakonna juht ja räägin teile täna siis pilveteenuste integratsioonist kahe Microsofti toote näol. Office 365 esiteks, mis on olnud Eesti regioonis saadaval juba üks aasta aega, ning teine on siis Windows Intune, samamoodi Microsofti pilveteenus, PC-de haldus. Ja see nüüd on regioonis saadaval meil siin juba kuu või kaks, et vähe uuem toode. Millest ma siis räägin? Kõigepealt siis Office 365 puhul ettevõtte e-mailid pilves, miks pilve kolida, kuidas kolida ja konkreetsemalt siis räägin, mis see Office 365 ennast kujutab ja palju see maksab. Ja teisel poolel siis räägin Intune'ist ja teen ka väikse demo. Miks e-mailid pilves? Miks kolida e-mailid pilve? Tõin välja punktid, mis võiks olla nagu põhjuseks. Esiteks upgrade imine. Jääb ära igasugune e-maili serveri upgrade imine, versiooni uuendamine, turvaparanduste paigaldamine ja nii edasi, nii edasi. Et selle teeb siis Microsoft teie eest ära, antud juhul siis Microsoft. Pidev kaasaegsus. Et me oleme rääkinud siin igasugustest nutirevolutsioonidest ja asjadest, et kogu selle asjaga kaasas käia, siis kogu selle haldus ja igasugused migratsioonid või uute mingisuguste asjade sinna e-maili süsteemi lisamine võtab nagu aega ja on keeruline. Seesama bring your own device kasutajad tulevad oma Androididega, iOS-idega ja asjadega, et kuidas see platvorm on siis selleks valmis. Et ei pea selle pärast muretsema, pilve teenusepakkuja hoiab oma platvormi kaasaegne. Ja seesama, et väldime keerulisust, ongi seesama, et hoiame asjad lihtsad, on ainult üks administreerimisliides, kus siis meie IT-inimestel on võib-olla vaja ainult kasutajakontosid luua, kustutada, et taustal see rakendus, et siis see ei ole nagu meie mure. OPEX ja CAPEX. Küsisin raamatupidajate käest ka mingit eestikeelset vastet sellele lihtsalt ei ole olemas. OPEX on siis see, et maksad teenusest kuutasu põhiselt, nii palju kui maksad, nii palju kasutad, saad kohe võrrelda selle teenuse kasumlikust. Versus see, et kui te nüüd plaanite installida oma majja e-maili serveri, sinna alla riistvara hankida ja nii edasi, mis on need esmased investeerimiskulud, arvutada, millal see hakkab ära tasuma, et kindlasti finantsinimestele võib-olla on lihtsam maha müüa see pilveteenus kuutasupõhine, kui siis oma majja mingisugune suure süsteemi integratsioon. Majanduslikult mõistlik, selle jaoks on mul paar slaidi, näitan ära, mis on vahe. Kasutajatel kindlasti meeldib 25-gigased mailboxid. Küll võib-olla ettevõtte jaoks ei ole see nii hea, et kõikidel kasutajatel on nii suured mailboxid, et üritavad võib-olla hoida neid väiksemaid, et ei hakkaks seal toimuma mingisugune läbustamine edasi. Aga kindlasti lõppkasutajale on see meelepärane. Halduse optimeerimine, nagu mainisin, et ei ole enam vaja tegeleda võib-olla keerukate süsteemi administraatorit vajavate igapäevaste töödega, et jääb selline lihtne kasutajahaldus, kontode loomine, kustutamine, gruppide tegemine ja võib-olla need targemad IT-adminid saavad siis tegeleda mingite muude töödega.
ja ei mingit ressursimuret, et ei pea muretsema ja provisioneerima mingisuguseid kettapindu ja nii edasi. Ja ma arvan, et see e-maili pilve viimine on vast täna kõige lihtsam ja arusaadavam teenus, et kui sellega olete juba algust teinud ja pilve viinud, siis tulevikus igasugused doc-haldused ja grupitöö muud teenused sinna viia on tunduvalt lihtsam. Kindlasti on ka seal mõningaid tegureid, mis takistavad võib-olla kiirelt e-mailide pilve viimist. Et üks on kindlasti konservatiivne suhtumine, et see pilvetehnoloogia on uus, ei tea, kas ta on turvaline ja kus mu meilid on ja nii edasi. See võib saada takistuseks. Siis teiseks on, kui on tehtud juba investeering olevasse datatsentrisse, on olemas riistvarad, on olemas litsentsid ja nii edasi, et siis ei tasuks võib-olla kiirustada selle pilve viimisega, kui asi on olemas, süsteem töötab, e-maili server on uus, et siis võib-olla oodata 2-3 aastat ja siis mõelda pilve kolimise peale. Infrastruktuur, et võib-olla täna ettevõttes on mõned arvutid või mingid tarkvarad, mis ei ühildu pilveteenustega. Ma ei kujuta ette, mõni pilveteenus nõuab Windows 7, Windows 8, et mõnes kohas on võib-olla mingi XP masin võib-olla ei ühildu, nagu räägitud, et selle XP support lõpeb peagi ära, et samas peab nagunii üle kolima. Juriidilised igasugused reeglid, mis on ettevõtte sees, mis on võib-olla mõndadele riigiasutustele ka seadusega määratud, et ei tea, kus need meilid asuvad, et kas nad peavad olema Eestis või võivad olla väljaspool. Antud juhul siis Office 365 puhul vist on nad Iirimaal, kui ma ei eksi. Ja kiiruse probleemid, ma ei tea, e-maili puhul see vast täna ei tule probleemiks, aga kui võib-olla viia dokumendid ja muud asjad pilve, et siis võib-olla tuleb see teemaks. Süsteemi keerukus, mitu domeeni või mis iganes võib seal olla, turvalisus kindlasti on üks point. Samas ma arvan, et täna pilveteenuse näiteks infrastruktuur, füüsiline, virtuaalne on kindlasti sama turvaline või parem kui majasisene. Mis seal veel võivad olla? Antiviirus, antispämm, sama hea võiks olla, need on seal peal, ei pea eraldi maja sees installima antispämmi, kõike muud, need on Office 365 sees ja backup. Kui ma ei eksi, siis Office 365 hoiab neid 30 päeva täna, et kui nüüd on soov pikemalt backupida, siis peab kuskile maja sisse võib-olla mõtlema või mingisuguse kolmanda osapoole tarkvara kasutusele võtma, krüpteerimise puhul samamoodi. Ja võib-olla siis tarkvara mingid integratsioonid samamoodi, et kui maja sees on mingid spetsiifilised tarkvarad, mis on juba e-maili süsteemiga seotud, et võib-olla need ei pruugi ühilduda pilveteenusega. Et need on üks mõtlemiskohad. Aga kindlasti, mis on head pilves, et kui sinna kolitud on see, et lubatakse 99,9% uptime'i, teie ei pea selle pärast muretsema, teenus töötab, igalt poolt kättesaadav. Versiooni uuendused tehakse antud juhul Microsofti poolt, lubati vist iga aasta uus versioon taustal välja lasta, et oleks kõige uuem versioon ja ühilduvus kõikide muude teenuste ja seadmete ja asjadega. Disaster recovery, 10 minti RPO, 2 tundi RTO, see on ju super luks. Samamoodi meilid, mis seal on leitavad, on kõik alles, nad ei kao kuskile, säilitamine, andmed ühes kindlas kohas, kasutajapõhine litsents, mitte seadmepõhine, sellest on juba siin räägitud, et kui on mitu seadet, siis antud teenus saab kasutada telefonides, koduarvutis, oma tööarvutis, laptopis ja nii edasi. Et meilide puhul vast täna majasiseselt on ju samamoodi, et sa saad igast seadmest põhimõtteliselt oma e-maili lugeda
aga seal on neid pakette Office 365 on erinevaid, mis sisaldavad juba Office'i litsentsi või siis Office Web Apps'e ja SharePointi ja linki ja nii edasi, et sellistel juhtudel on kindlasti hea. Ja teenusepakkuja vahetamine, et migreerimine ühelt teenusepakult teisele, et on siis tunduvalt lihtsam. Et täna on see keeruline projekt ja suhteliselt kulukas. Mida veel silmas pidada, kui kolima hakata, need mobiilsed seadmed, vaadata, et teenus igal pool töötab täna kõikide seadmete peal. Andmete säilitamine, kindlasti need BSD-d vanad, need võiks ära unustada, et kõik meilid oleks ikkagist, mis on emaili serveris, mitte kasutaja arvutis. Meilide kustutamine, võib-olla mõistlik, soovitatav on võib-olla sisse viia mingi poliitika, et kõik vanemad kui 3 aastat meilid kustutatakse lihtsalt ära, et ei ole neid mõtet seal hoida, et see oli lihtsalt, vaatasin, et soovitused olid Gartneri poolt tehtud, et võiks nende peale mõelda. Ligipääsud, et enam võib-olla ei olegi see, et on sul ainult Outlook, et ligi saab kõikide brauseritega igast seadmest. Ja logid vaadata, et kõik asjad, kuidas tasub mõelda selle peale, et kuidas need meililiiklus siis nii-öelda trackida pilves, kuidas see võimalik on haldus, mõelda selle peale, kas siis teha ainult nii-öelda pilvepõhine või siis siduda see majasisese mingisuguse AD või Exchange'i serveriga ja kindlasti ka õigused, et kes mida teha saab seal. Office 365, mis asi see on siis? Et ta on siis Exchange'i server pilves, Exchange Online, põhimõtteliselt sama serveri nii-öelda platvorm, mis teil on maja sees, antud juhul Exchange 2013, küll vist meie regioonis on veel Office 365 Exchange 2010 platvormil. Ma ei tea, miks. Me oleme siin Baltikum on vist viimane, kes nagu läheb uue peale nüüd. Aga jah, alati uus Exchange'i platvorm all ja kolid oma meilid sinna. 2 varianti põhiliselt tehniliselt on see, et kas siis tehagi nii-öelda cut-over, et kõik oma meilid kolida Exchange Online'i, neid sealt hallata, kasutajakontosid luua, teha kõikidel kasutajal oma paroolid, kõik samad funktsionaalsused nagu Exchange'il maja sees, aga ainult nii-öelda pilveteenust kasutades on see võib-olla sobib väiksematele ettevõtetele, et siis ta on lihtsalt see, et ta ei ole seotud su ettevõtte sisese infraga, nende igasuguste grupipoliitikate, turvalisuse ja muu asjaga. Et siis on teine variant on see, et sa teed nii-öelda hübriidlahenduse, seod pilves oleva Exchange'i, majas oleva Exchange'iga või siis majas oleva AD-ga, niimoodi, et meilid lõpuks Exchange'i paned maja sees kinni, kasutad ainult Exchange Online'i, aga kasutajate igasugune õiguste poliitika käib läbi maja sees oleva AD. Tehakse siis nii-öelda federation sidusus pilveteenuse ja maja sees oleva autentimisserveriga. Et ongi kasutajate haldus, kontode loomine, paroolide keerukus, mis iganes grupipoliitikad tehakse maja sees, sama parool, millega sa logid omal domeeni, sama parooliga loed e-maile, saad kalendritele ligi, mis iganes. Et põhimõtteliselt ei ole vahet, kas sul on siis Exchange maja sees või majast väljas, et adminimine käib ühtemoodi. Et vähe keerulisem pilt ka siis, et mis seal siis tuleb maja sees teha, et tuleb paar serverit
paar serverit installida, ADFS serverit, AD Federation serverit, mis siis nii-öelda ongi siis vahelüliks siis majasisese AD ja Exchange'i vahel, mis siis autendib, et kasutaja on ikka õige, kes tahab meilidele ligi pääseda, ta käib, küsib seda teie maja sees olevast serverist nii-öelda luba, laseb selle kasutaja siis ligi meilidele ja kõigile muule. Ja loomulikult seal Office 365 ei ole nüüd ainult Exchange, vaid on siis erinevates pakettides, kallimas pakettides on sees ka SharePoint ja Link, et kus siis hoida dokumente, dokumendihaldust teha ja lingiga siis ettevõtte niisugune chat ja omavaheline suhtlemine ja nii edasi. Kui on küsimusi, küsige jooksvalt. Office 365 me oleme juba rääkinud, ma arvan, et see võib-olla on, see põhipoint on nagu kõigil teada. Ja hinnad. Lihtsalt Exchange teenus pilves, mille sa saad panna ka oma majasisese AD-ga nii-öelda federeerima, ühildada. Üks konto kasutaja maksab 3.30. Kui nüüd minna edasi, soovida juurde SharePointi linki, web-appse, siis on järgmine pakett, on seal see 650, ehk seal on juba kõvasti rohkem neid funktsionaalsusi ja komponente. Siin on üks vahel on see P1, see on võib-olla see 490 on nagu, ei ole võib-olla kõige mõistlikum, et sellega ei saa teha federeerimist ja seal on 50 kasutaja piirang, et aga kui nüüd puhtalt rääkida Exchange'i teenusest pilves, kasutajapõhine kuutasu maks 3.30 ja rohkem muret ei olegi. Nii palju kui kasutajaid on, nii palju kui tuleb kuus arve. Kui keegi läheb ära, tuleb väiksem arve, kui tuleb kasutajaid juurde, tuleb suurem arve. Lihtne. Et mis seal siis on, et seal kallimates pakettis on võimalik siis kasutada Office web-äppe, et saab siis brauserist nii-öelda avada ja redigeerida Office'i nii-öelda neid dokumente, PowerPoint, OneNote, Word, Excel, et ei pea arvutis Office'i paketti üldse installima. Nüüd muidugi kallimatel, kõige kallimal paketil on ka võimalik, et seda lisad sinna selle Office Pro Plussi, et sa saad ka nii-öelda Office'i litsentsi sinna juurde kuutasu põhiselt. Tuleb inimene juurde, võtad talle meilikonto, Office'i, inimene läheb ära, sa ei pea enam nii-öelda, sa ei pea selle litsentsi välja ostma ja kuskile riiulisse panema, vaid maksadki kuutasu põhiselt, kes Office'it kasutab, nii palju maksad kuus. Et vast on mõistlik. Ja nagu lubasin, väike võrdlus või arvutus, et kus see rahaline kasu tuleb, siis ma tegin 3 varianti, 10 kasutajaga ettevõtte, kes tahab kasutada e-maili teenust. Ma küsisin müügist Windows serveri litsentsi hinnad, Exchange'i serveri litsentsi hinnad, panin sinna juurde Gallid, 10 puhul, panin sinna mingi riistvaraga alla, et äkki 1000 euroga saab ühe serveri ka, kus peal võiks Exchange joosta, siis selle investeeringu eest 10 kasutaja puhul saab Office 365 meiliteenust kasutada 9 aastat. Et igal juhul mõistlik 9 aastaks nagu selles mõttes serverit vast ei osta ja neid litsentsi sinna peale, et vahepeal pead kindlasti uuendama seda ja lisaraha kulutama, et 10 kasutaja puhul on see Office 365 täna rahaliselt väga mõistlik. 50 kasutaja puhul, tegin jälle lihtsa arvutus, et võib-olla server nõksa kallim, litsentsid hinnad on samad.
sain siis, et Office nii-öelda pilveteenus saaks siis kasutada 5 aastat selle raha eest. Ma nüüd ei pannud siia hinna sisse, ei arvutanud halduskulusid spetsialisti peale, et palju kulub, ja ka elekter, mis kulub ühe serveri jooksutamiseks, et Office võib-olla pilves need halduskulud oleks kindlasti väiksemad. Aga umbes selline kalkulatsioon võiks olla, et 250 puhul ma sain 3 aastat selleks tulemuseks, et siin on võib-olla siis hakkab mõtlemiskoht, et kas on mõistlik minna pilve või omada seda endal. Et ma arvan, et 250 puhul on veel mõistlik pilve minna, et suurtemate kasutajate hulga puhul on arvatavasti ettevõttel omal mingi datacenter juba olemas ja sinna peale see exchange võib-olla panna, see meiliteenus, et siis võib-olla see ei ole nii suur kulu versus väiksemate ettevõtete puhul. Ja soovitus on igal juhul tutvuda selle teenusega. Kui on infra olemas, ei tasu kiirustada, kasutage ära olemasolev ressurss, riistvara, litsentsid, mis on ostetud. Kui need läbi saavad, tehke kindlasti arvutus, pilveteenus, e-mailiteenus versus majasisene e-mailiteenus. Ja igal juhul on mõistlik mõelda selle peale, kui teil on vähem kui 500 kasutajat. Ja kui täna on juba olemasolev meiliserver on 2 versiooni vanem kui nii-öelda turul olev, siis vast on aeg üle minna. Ja võtke appi pädev partner, et Eestis oleme neid Office 365 migratsioone teinud kõige rohkem ja kogemus on olemas, oskame soovitada, teha arvutusi ja võtke aga ühendust. Kas kellelgi on küsimus Office 365 kohta? Kui ei ole, siis kindlasti tulge pärast seal vaheajal, küsige juurde või siis võtke ühendust meiega, et saame rääkida juba eraviisiliselt täpsemalt, et võib-olla siin on väike liiga üldine ülevaade. Aga nüüd arvutihooldus pilves, et täiesti niisugune uuem teema, kui nüüd Jaan rääkis mobiilsete seadmete hooldusest, kuidas see võiks toimida, siis Microsoft on välja töötanud arvuti või PC-de hoolduse haldamise teenuse, mis asub pilves. Miks sinna üle minna, on põhimõtteliselt täpselt samad kriteeriumid, et ei pea ise seda keskkonda haldama, ei pea ise upgrade'ima, muretsema selle pärast, jälle rahaline kasu tuleb mängu ja nii edasi. Ja Microsoft on siis välja töötanud sellised toote nagu Intune ja 1 või 2 tagasi tuli ta meie regiooni, on täiesti võimalik siin kasutada. Täna saab teha nii-öelda trial kontosid ja testida seal peal oma arvutite nii-öelda haldamist, et mis selle Windows Intune'i abiga teha saab? Kaitsta pahavara eest, ehk et selle Windows Intune'iga ühe kasutajalitsensiga tuleb kaasa endpoint protection, pahavarad, antiviirused. Väga mugav asi Windows update'ide haldamiseks. Et see on paras peavalu on kõikide kasutajate Windows opsüsteemide upgrade imist hallata ja samas sellega peab tegelema, et oleks asi turvaline. Tarkvarasid, äppe installida, peale suruda kasutajatele, mis äpid installitakse arvutitesse ja siis samas teha niisugune company portal, kus kasutaja saab siis sisse logida, ise valida endale nii-öelda äppe, mis on ettevõtte poolt lubatud, aga mis ei pea olema kohustuslikud. Monitooring, kõik arvutid on kenasti monitooritud, riisttarkvara info jookseb sinna kokku,
saab alustada kaughaldust kasutaja toe tegemiseks. Litsentsihaldus samamoodi, et ka sellega on, ma tean ise paras peavalu klientidel, et kui palju on meil mingite tarkvarade kohta litsentse, saad kohe välja võtta, sisestada sinna portaali, mis litsentsid on teil ostetud, versus see, ta skännib kõik arvutid läbi ja toob välja seal, et mis litsentsid on kasutusel. Et väga mugav riist selle jaoks. Erinevaid raporteid välja võtta ja ka igasuguseid poliitikaid, GPO-sid ja asju sealt pealt peale suruda. Et ma teekski siinkohal väikse demo näiteks kohe ära, et milline see Intune'i admini liides välja näeb. Võib-olla alustaks tegelikult sellest, et kuidas ta kasutajale, milline ta kasutajale välja näeb. Et kui teil on nüüd kui teil on Windows 7 masin, siis või vahet ei ole Windows 8 masin, siis kasutajale installitakse pisike klient arvutisse, millega automaatselt kaasneb siis Windows Endpoint Protection, antiviirus. Kasutajale tekib niisugune väikene ikoonnurka, kui ta selle avab Windows Intune'is, ta ise saab sealt siseneda kompanii portali või alustada siis kaughaldust, küsida siis kaughaldust, et oma IT-osakonnalt, et tulge head, tulge aidake mind. Ja annab sulle siin siis update'id ka, näitab ära, et Windows 8 puhul on siis, või siin RT keskkonna puhul on siis niisugune kompanii portal äpp tekib ja siin on siis näha, et mis on siis ettevõtte poolt kasutajatele nähtavaks tehtud äpid. Täna meil on siin demo keskkonnas oli ei saa siin vaatama korraks, kas mul olemas. Trialisse tuleb eraldi sisse logima, kui nüüd võtta kasutusele versioon, mille te saate ära siduda, täisversioon saate ära siduda jällegi Federationi luua kohaliku AD-ga, siis kehtivad jälle samad paroolid, mis on teil arvutisse või domeeni paroolid ühesõnaga. Antud juhul küsib ta iga kord eraldi parooli, testversioon ja lubab meid kompanii portali sisse, ettevõtte portaal, siis on näha siis need äpid, need võib olla siin sadu, mis on tehtud kasutajatele kättesaadavaks, mida nad võivad ise installida siit, alustada installatsiooni või siis on juba peale surutud automaatselt. Sinna kasutajad näevad device, et täna mul siin ainult üks läpakas, ma üritasin oma telefoni ka panna, iPhone'i, ei olnud nii lihtne lisada siia, et pigem, nii palju kui ma olen täna seda nagu testinud ja proovinud, et on ta ikkagist PC ja Windows keskkonna haldamiseks, et igasuguste mobiilide haldus, sellega saab teha lihtsamaid asju, mida täna saab teha ka juba ju läbi Exchange Active Syngi ehk paroole peale suruda ja neid parooli reegleid panna ja siis remote wipe'i teha. Aga rohkemat nutiseadmele, Androidile ja iPhone'ile ja siit kaudu nagu midagi peale panna ei saa, mis oleks võib-olla huvitav, need samad äpid ja asjad, et pigem on ta täna Windows arvutite haldamiseks ja igasuguste rakenduste installimiseks, et siin saad ära muuta, kasutaja saab ise ära muuta omal device'i nime, et võib-olla oleks siis lihtsam siin nende seadmete vahel opereerida
siin on mingisugused kompanii, sa saad tal infot panna oma IT-osakonna kohta, nad saavad siin emaili saata või siis meie puhul automaatselt ka service deski nii-öelda tellimuse või selle intsidendi sisestada, et on olemas. See on siis kasutajapoolne vaade. Nüüd adminiliides näeb välja selline, ma arvan, pean korra uuesti sisse logima. Küsib parooli. Esimesel lehel on siis overview dashboardidena, et näed ära, mis sul keskkonnas toimub. Täna on mul 2 alerti siin, mingi update'i policy konflikt on update'i, 2 tükki on tulnud juurde, mis on vaja approve'ida. Ma panin lihtsalt seadistasin niimoodi, et kõik update'id, mis Microsofti poolt tulevad, nüüd ma pean approve ima. Saab ka panna niimoodi, et ta teeb need kohe nähtavaks ja installib kõigile peale. Vasakul pool on siis igasugused menüüread, kus siis saab näha arvutid, mis on meie nii-öelda Intune'i keskkonnaga liidetud. Ma näiteks võtame oma enda arvuti, klikkan selle lahti, ma näen üldinfot, näen ära mingisugused veateated, mis on selle arvutiga seotud, update'id, kõik, mis on peal, riistvara info, tarkvara info, mis policy'd on peale surutud ja nii edasi. Et selline väga detailne ülevaade ja kui on mingisugune alert või veateade tekkinud siia, siis sa saad kohe algatada ka siit mingisugust protsessi. Mingi update on sellel arvutil installimata, kohe saad sinna minna update'i keskkonda ja selle peale suruda. Update'id, siin saad siis määrata, kuidas confida siis Microsofti poolt sisse tulevad update'id, teha erinevaid nii-öelda mingeid ruule, et antud juhul ongi siis mingisugused ruulid sellised peale pandud, et ta tõmbab alla kõik critical ja security update'id ja surub need kasutajatel peale näiteks. Neid politseid ja ruule saab siin teha nii palju, kui mis iganes võimalik on. Endpoint protection, selles mõttes väga hea viirusetõrje ülevaade jälle ühest kohast. Ei pea kuskil eraldi konsooli sisse logima. Et näitab, et no issues. Et siit saad isegi peale suruda, võtad kasutaja arvuti ette, käima lasta talle antiviiruse skänni, teha mingisuguseid restarte, mis iganes. Et selline arvuti haldus, täielik selline keskkond. Alerdid, nagu juba mainitud, kuskil mingisugune teavitus tuleb, on instant mingisugune konflikt on, saab sellega tegelema hakata, probleemi lahendada. Tarkvara, vaatame, mis meil siis täna on dedicated software, managed software, et siin olid nüüd nagu näha on need Opera, Skype ja VLC olid mul tehtud kasutajate nähtavaks, aga nad ei olnud sunniviisiliselt peale installitud ID-tarkvara, nii kui keegi kui ma selle Intuni kliendi sinna peale panen, ID-tarkvara oli meil peale määratud, et ta läheb automaatselt, installitakse kohe kasutajale ja siin on üks tarkvara, näiteks võtsin siia, tõmbasin siia alla. Sa saad teha Excel-na siia sisse tõmmata MSC-na või siis siin Intuni keskkonnas lihtsalt paned selle tarkvara urli sinna, tõmbab veebist ise selle alla ja see on valmis nii-öelda kompanii portaali launch imiseks või siis installimiseks juba automaatselt. Et
ma tõmbasin siia alla ühe mingi Xboxi Windows enda või selle Microsofti proge ja ma saan selle manageerida deployment'it. Ütleme, et me paneme ta kõikidele kasutajatele ja available to install. Et kui ma nüüd selle siia ära installin, siis ta peaks mulle iga hetk tekkima ka kompanii portaali nii-öelda available äpiks siia. Et suhteliselt lihtne. Vaatame pärast hiljem, kui ta on, võib-olla läheb natuke aega. Jah, ühesõnaga kõik tarkvarad saab installida, kasutajale nähtavaks teha, mis iganes. Näeb ülevaate, mis tarkvarad on nii-öelda meie arvutites installitud, kasutusel. Litsentsi overview, et siia saate siis sisestada oma litsentsid, mis teil olemas on ja hiljem siis võrrelda raportite näol, et kas klapib, et teil on ostetud näiteks 3 Photoshopi või mingi AutoCAD-i litsentsi ja ta näitab ära, palju siis tegelikult arvutites seda installitud on, et väga hea vahend. Mõningaid poliseid saab siis peale määrata. Kõik need siin läbi käima, mis siin huvitavad veel on raportid. Vaatame näiteks inventory. No, ühesõnaga saate siin vaadata, et palju teil on mis iganes Windowsiga masinad, palju teil on virtuaalmasinaid, palju teil on litsenseeritud masinaid, nagu ma rääkisin, et need raportite variante on siin palju. Ja administraatori liides siis, et siia siis suunatakse kõik need tegevused kokku, et ei ole jõudnud kõike neid siin näppida, aga vaatame, et siin trial versioonis on 20 gigabaiti antud meile, millest kasutatud on 0,065 täna, et näiteks niisugune ülevaade, et palju siin on näppe installitud ja palju siin on vaba ruumi veel. Et selline, mis ma oskan öelda, tundub hea vahend Windows arvutite haldamiseks, kui teil majas sees ei ole installitud juurutatud System Centrit näiteks, siis enamus selliste arvuti jaoks vajalike toimingute, haldustoimingutega ta saab hakkama. Ja kui teil nüüd on System Center juurutatud majas, siis mis kasu siis sellest Intune'ist on, et saate mõlemad kasutades ühte konsooli. Ma nüüd selle lühikese ajaga nüüd ei leidnud väga palju põhjuseid, miks, kui teil on System Center olemas, et miks te peate veel Intune'i võtma, sest System Center teeb enamus need toimingud ära. Võib-olla Intune on lihtsalt, esiteks minu jaoks oli kindlasti lihtsam konsool ja võib-olla üks point on selles, et masinad, mis ei ole ettevõtte domeenis või on kuskil majast väljas kogu aeg, et võib-olla siis nende haldus on võib-olla siis kasutada siis Intune'i selle jaoks, et osta, ma ei tea, 10 litsentsi kasutajatele, kes ei ole pidevalt ettevõtte domeenis, et siis ka neid arvuteid hallata. Hinnad. 4 eurot, 4,89 maksab siis ühe kliendi litsents. Jälle sama loogika nagu Office 365, kuutasu põhine. Ja teine variant on siis osta kallim litsents, peaaegu poole kallim
millega siis kaasneb nii-öelda Windows operatsioonisüsteemi software assurance, ehk teil on õigus alati kasutada kõige viimasemat versiooni Windowsist. Et OEM litsents peab teil arvutis olema, aga kui see OEM on, ütleme täna XP või Windows 7 ja tahate 8 kasutada, et ei pea eraldi litsentsi ostma, vaid ostategi selle Intune'i litsentsi kuutasu põhise ja siis võite installida endale siia Windows 8 peale. Täna Windows 8 kõige uuem. Näiteks. Meil 5 minti on vist veel aega, et ma näitan paar lisaslaidi ka. Võib-olla läheb natuke teemast mööda, aga lihtsalt kui siin on mobiilsetest seadmetest ja asjadest rääkinud ja me tegime esimesel nii-öelda keynode'il väikse gallupi ka, et kes mis opsüsteeme kasutab nutitelefonides näiteks, siis Gartneri selline ennustus on see, et kõige rohkem, nagu näha, on kasutusel Android opsüsteeme, Google'i opsüsteemi, iOS-i osakaal väheneb, Windowsi või seal Microsofti opsüsteemi osakaal suureneb. Miks ma selle siia tõin? Näite lihtsalt sellepärast, et kui te mõtlete omal neid mobile device management'i peale, et siis näha, et mis seal turul toimub, et mis seadmeid nii-öelda hallata on vaja, et kuhu see liigub. Ja järgmise seminari teemaks eelmine nädal tuli uudis välja, et Microsoft hakkab pakkuma ka või pakub juba Active Directory teenust pilves, et Windowsi suur AD, et see on kindlasti võib-olla teema, mis saab siis järgmisel seminaril rääkida, et see haakub ka Intune ja Office 365-ga, et nende siis autentimine hakkab olema või võiks olla ka siis juba pilves, et koha peal, kas siis on primary AD või siis tulevikus ei ole üldse AD serverit ka enam, et lisaks Jaan näitas, et kuidas failid ja kõik muud võiksid pilve liikuda või on võimalik pilve liigutada, et saaks ka sellest viimasest autentimisserverist ka lahti maja sees, et siis Windowsil on selline teenus tulemas. Minu poolt kõik on küsimusi. AD või? Ma ei tea, see tuli alles eelmine nädal tuli uudis välja, et niisugune teenus on olemas. Ma arvan, et järgmine aasta jõuab võib-olla Eestisse. Ma kahtlustan. Kas selle täna ei ole kuskil seda välja toodud, et ma tean, et Office 365 on küll akadeemik litsents, mis on odavam, aga Intune'i kohta täna ei ole. Seda võib küsida, Microsofti inimesed on siin, pärast lähen küsin, et võiks ju olla, on ju. Taastada saab kasutaja ise oma minu meelest ovast võtta ja tehniliselt praegu ei oska näidata. Kasutaja peaks ise saama võtta omal ajaloo lahti ja siis sealt need meilid üles leida. Et tehniliselt, ma ei oska praegu peast öelda, ma näidata, aga pärast võime seal kohvipausil võib-olla otsida üles selle koha. Kindlasti on see võimalik. Minu meelest oli see, et kasutaja ise saab selle lahti võtta oma ajaloo ja siis sealt, ma ei tea, 30 päeva vanused meilid üles otsida. Et kui vanemaks juba läheb, et siis on vaja juba mõelda, siis on võib-olla mingi admini abi vaja juba. Oli veel mingi küsimus? Kuidas see varundus seal siis korraldatud on? Ja oli juttu mingist 30 päevast, kuidas see toimib? Tavaliselt tehakse varundust, kas iga öösel, eks meil on pull, metale, kuidas see seal ikkagi toimib? Nad hoiavad lihtsalt
30 päeva kõik kustutatud meilid hoiavad alles. Ja kõik. Ja kui sul 30 päeva üle läheb, siis nad kustutavad süsteemist ära, on ju. Siis sa pead mõtlema juba mingisuguse teise, mingi parema lahenduse peale, on ju. Et see on kindlasti koht, millega tasu mõelda, et niimoodi, see ei ole niimoodi, et nad hoiavad sul 3 aastat kustutatud meil alles, seda ei ole. 30 päeva kustutatud meilid on seal, kui tahad kauemaks, siis pead mõtlema mingi lahenduse välja sinna, ma ei tea, kas 3. osapoole mingi tarkvara peale panema või siis sealt maksma juurde, ma ei tea. Siis nad on arhiivis. Nii palju, kui sa ise määrad. Nii kaua, jah. Ja see arhiiv on ju mailboxiga seotud, et kui tuleb üle 25, no siis ta hakkab karjuma, eks. Üle 25 giga. See 30 päeva oli juba eelmise sajandil üks sees. Noh, seesama ongi. Seesama ongi seal sees, on ju. Kui sa tahad pikemalt, siis pead mõtlema. Eraldi varunduse panema sinna peale. Saab seda kuidagi nii offline'iga sünkida või? Ei saa. Ei, sa saad OST loomulikult, sa saad nagu ikka täna Exchange'iga OST saad endale offline'i. Ja loomulikult, jah. Lihtsalt BSD-d enam ei ole, arhiivi BSD-d enam ei ole. Saad sama tavalist Outbooki klientiga kasutada? Ja. Täpselt nagu Exchange. Täpselt nagu täna Exchange 2010, 2013, mida hakandaks. Ei pea. Offline'is, kui tõmbad OST-faili, kõik on olemas, aga lihtsalt see BSD, vaata, mis oli ainult arvutis, et selle võiks ära unustada, et seda ei ole. On nii-öelda online arhiiv. Et arhiivis neid sa ei näe offline'is. Arhiivis olevad meilid on kõik online'is. Aga muidu kõik meilid muud on ostis ilusti. Küsimus ei ole, siis aitäh!